selline seisukoht, eks ole. Tegelikult see tõuparandusalane tegevus, millest me siin räägime, selle põhjaks on tõepoolest esindusprogrammis üks selline meede, mille nimi ongi tõuparandustöö, mis küll algselt on Euroopas saanud aluse hoopis sellise meetme nime nagu mesilasperede arvukuse suurendamise meede. Põhjus on selles, et nagu maailmas tervikuna nii ka Euroopas mesilasperede arv on alla käinud, või vähemasti tundub see nii. Probleem on selles, et tolmeldajad pole enam, eks ole, oma meetoodangut ka ei ole, seegi on probleemiks. Ja selle kõige parandamiseks ongi nii see mesindusprogramm tervikuna kui ka see mesilasperede arvukuse suurendamise meede välja mõeldud. Aga selle sees me saime seda tõlgendatud niimoodi, et see oleks tõuparandusalase tegevuse meede Eesti jaoks. Selle sees me tahaksime natukene aidata kaasa sellele, et meie mesilates oleks paremad, ma ei ütleks, et puhta tõulisemad, aga sellised tõulisemate ja paremate omadustega mesilased. Ei pea nad olema siniverelised, eks ole, kuninglike passidega niimoodi, seal mitte. Mesinikule endal on ju palju mõnusam toimetada, kui mesilased on rahulikud, kui nad annavad rohkem toodangut, on haiguskindlamad ja mis kõik. Ma ei hakka neid väärtusi üles lugema. Seda, et üks tõug on teisest oluliselt parem nende tunnuste põhjal, need on iseärasused. Eks ole, nagu inimestelgi, kes on lühemat kasvu, kes pikem näiteks ja mõnede muude, on muidki erisusi. Mesilastel ka, mis aga meile kõige paremini sobivad, ega meile päris hästi võib-olla ei sobi tõesti sealt näiteks kapimeslased Lõuna-Aafrikast, nad lihtsalt ei saaks hakkama, kuna nemad on harjunud kogu aeg aasta ringi hauet kasvatama, meil ei saaks niimoodi. Itaalia mesilase kohta öeldakse nõndamoodi, et algselt see Lõuna-Itaaliast pärit kollane mesilane olevat ka nendelt aladelt, kus kunagi hau ei lõppenud aasta ringi. Nüüd on lihtsalt inimene ta viinud mitmele poole, toonud Põhja-Itaaliasse ja Mandri-Euroopasse, viinud Ameerikasse. Tulemus on see, et sellel Itaalia mesilasel nagu mõnikord ikka lõpeb haue talvel ära ka, mitte alati tegelikult. Tõepoolest on mõnikord võib pisike lapike sees olla. Ta on kohanenud meie kliimasse. Ja kui me siia toome Eestis samale sellist, nimetame seda tõumaterjaliks, Itaalia mesilaste osas, me toome seda Soomest, kus juba aastakümned see Itaalia mesilane on kohanenud Soome kliimasse, ta on harjunud sealse talvega, peab talvel natukene haume vahet ja talitub normaalselt. Samal ajal kasvatab perekülad suureks, annab normaalseid veesaake, kui on korralik korjamaa ja muud sellised omadused. Nii et tegelikult ei ole siin vast väga tähtis see, et mõnele tõule anda selline roheline liin, et eset kusagil kollase alt või lasa punase alla panna kinni. Sellepärast ma mulle ei arva, et peaks olema üks tõug ainult mida ja teisi mitte. Aga pigem on ikka eesmärk see, et me saaksime suhteliselt teatud tõutunnustega puhta tõulisuse lähemad mesilased meie mesilatesse. Sest see lihtsalt parandab meie mesinike jaoks nii saagikust, nii nende mesinduse tegevuse mõnu ja nii edasi.